Hello, ma siin reaalselt praegu söön juba ja siis mul meenus, et ma tahtsin täna vlogida. Täna tuleb nagu täiega äge päev. Me lähme Haapsallu. Haapsallus on avalaks ehk siis drifti ja kiirenduse hooaja avamine. Ja täna on seal ka minu jõululoosi auhinna nii-öelda üleandmine. Ehk siis mul oli koostöös Eesti Drifti Liiduga jõulude ajal loos. Üks õnnelik võitja koos siis oma ühe teise inimesega, kes iganes see siis ka ei oleks, saavad siis täna sõitu ja saavad veel üht-teist pitsat ja Red Bulli ja tasuta pääsmed ka muidugi. Nii et siukene tore päev. Ja ma pildistan ka ja ta saab siis veel auhinnaks mälestuseks ühe raamitud foto. Nii et ma arvan, et igati tore. Kui ma õigesti mäletan, siis poiss on äkki kuskil 14-15. Siuke noor poiss. Nii et ma arvan, et igati äge kogemus. Ja siis me vaatame drifti ja kiirendust ja näitusala ja võtan teid kaasa. Nii et peaks ilus ilm ka tulema. Nii et on lootust, et tuleb väga tore päev. Ma mõtlesin, ma räägin sellest ka, et mul käis eile üks uus klient. Tegin müügifotosid 2 autost, Porschest ja Audist. Nii et tundub, et siit tuleb üks pikem äge siuke nii-öelda koostöö või siis töösuhe. Et hakkangi müügifotosid tegema talle. Et tõenäoliselt juba järgmine ajal tulevad järgmised autod. Et päris äge. Neid müügipilte mulle väga meeldib teha. Nii et vaatame, kuidas järgmised pildistamised välja tulevad. Eile oli päris siukene intensiivne pildistamine, 1,5 tundi 2 autot järjest pildistada. See võtab ikka retsilt läbi ausalt öeldes. Aga oligi siukene trenni eest, nii et mõnus. Ja ühesõnaga ma arvan, et läheb põnevaks. Saab ägedaid autosid pildistada. Ja ühesõnaga ma nüüd söön lõpuni ja siis me hakkamegi juba liikuma. Et pole siin aega praegu pikemalt lobiseda. Ja hakkamegi minema. Panin endale siukse paltega topist, tähendab päiksene ilm. Ja lühikesed püksid, valged tossud, kampsun peale, erikste käpp, päikseprillid, kaamera ja let's go. Tulime jazzpesulasse autot pesema, sest et autoüritusele ei saa minna musta autoga. Meil on nüüd korralik 2-tunnine matk ees. Mingi imekombel me oleme täna graafikus. Me jõuame 3:11 kohale. 11-st saavad pealtvaatajad alale sisse. Iseenesest me saaksime ilmselt varem ka, aga pole mõtet liiga varaga kohal minna, sest päev on niikuinii nii pikk. Aga selle avalaksuga on üldse minu jaoks selles mõttes tore lugu, et põhimõtteliselt avalaks on see üritus, peale mida ma üldse hakkasin nagu driftist huvitama. See oli vist äkki aasta 2015, kui ma esimest korda käisin avalaksul. Ja siis ma käisin Saaremaa inimestega koos, meil läks suur rongkäik nii-öelda. Et meil oli seal ikka päris mitukümmend autot, kõik koos läksime Haapsallu. See oli alati siukene omaette elamus. Et alates sellest on kuidagi täiega nagu see drifti huvitanud. Nii et minu jaoks on see üritus nagu veits siuke nostalgia. Et siuke hoopis teistsugune tähendus on seal üritusel mu jaoks. Ma mäletan, et suht alati, kui ma olen seal käinud, siis on mingi rets tuul ja ilm on siuke on nagu on. Aga täna on nagu väike lootus, et tuleb tuulevaikne ilm. Isegi
peaaegu tuuletu. Aga ma ei kujuta ette, kas see on reaalselt võimalik selles kohas, aga äkki on. Ja kui soe on ka, nii et suhteliselt suvine ilm peaks tulema, ma loodan. Siis saaks natukene päikest võtta, loodan ma endale mingeid jalanõusi jalga ei päevita, kuigi kui päike on väljas, siis tõenäoliselt see juhtub. Aga ei ole hullu. Aga ma arvan, et paneme nüüd Tümmi uuesti mängima ja sõidame edasi, sest et vaikuses ei kannata sõita. Organizer. No nii, me jõudsime kohale. Pakime asju lahti. Ja siis me vaatame, mis toimub. Sain juba auhinna ka kätte, nii et selle saab hiljem üle anda, kui võitja kohale jõuab. Me võtsime tõuksid ka endale kaasa. Siis saab siin kiirelt sõita ringi, sest et siin on nii suur ala. Ja siis seda annab matkata. Sõitjate koosolek algas. Ausalt päris keeruline on filmida, kui ma samal ajal tõuksiga ringi sõidan. Aga võib-olla pärastpoole jalutame, siis mul on rohkem võimalik filmida. No nii, ma olen pildistama, panin kaamera, suure kaamera külge. Siin on nagu täiega väliskurv tegelikult, ma ei tohiks siin ollagi. Kaja paneb ikka rajult. Nonii. Mis siin on? Kenasti mullaga üle. See on nagu äge, et me saime siia kohe pippi. Drift on siin samas. Kohe esimene auto. Ei saa küll öelda. Räägid line-up'id, ma vaatasin, jah.
sõitnud paremini nagu võrdu? Minuga ei ole. Kristo! Võta ära üldse. Tõmba ära lipukad. Selle auto roolis ma olen lausa istunud ju. Ma tean. Sa ei näe väljagi. Ja siia istud. Peab ei näe välja, ma arvan. Anna Krista. Seal ma olin ka istusin mingi jopeda otsas. No Krista autos oli siin ka eestlane alapoole. Mõnemal on päris ta kaugel, aga tal on ikka kõrgemal pool. Esimest korda sõitu tuleb. Tau, 2 kandilist BMW ainsat täna on siin. Tervist. Ma leidsin kaaspiloodi siit tõukse 2 tõivipressi, on leidsin oma mõistud. Läheme ikkagi ringiga siit. Ja ma... Tuttav tõuks. Pann tähele küll. Kuule, aga taga näeme. Davai. vasakrada 060, paremrada 044, lõppkiirused vasakrada 155,07, paremrada 158,66.
online kuvamusi kogu aeg reaalajas täienevad. Praegu siin ei pea. Sealt saate Olen, kus ma olen. Täpsam ülevaate palju meeletult vaatavad ja ei suuda aru saada, mis asjaga tegu on. Läinud. Selle auto on ei keegi muu kui Ragnar Vajo. Ja ma rääkisin temaga hommikul, et ta oli eelmine aasta väga lähedal lõpetamisele, aga 11 punkti ei puudu. Ehk siis talle tänaseks Pro 2 klassis tiitel võtmata veel. Ja ta ütles, et ega teda ikkagi kutsutakse igale poole, et võtab ausalt, kui driiftil näha sellist autot, siis ikkagi silm kisub kirama ja suur üle. No nii, meil on nüüd drifti ja kiirendusosa on nähtud, nüüd tuleb veel viimane burnout'i võistlus. Mis on burnout kinga? Burnout kinga ajaks ma pean selle selga ajama. Panen enda kaameraga kusagile lihtsalt maha. Vaatame selle võistlusega ära ja siis saab kuju minna. Ma tegin selle meelega kitsa, et oleks võimalik sinna täpselt keskel ära parkida. Samamoodi nagu ta siia platsile tulid, esimene võistleja on Harlet Saar, sul on 2 katset. Võid alustada, sealt samast stardid ja tuled ja siis kui teine katse on, siis stardid. Okei, paneme su joone peal, tule siia. Aplaus! Ei ole vaja alati kihutada. Tüdrukud on targemad kui poisid. Ja skooriks 6,5. Aplaus, aplaus julgemalt. Ja Marge on viisakana juba stardis. Järgmisena siis Mait Peterson valmis panna. Sallo avaldab meile kohe 6, samamoodi 6,2. See tähendab, et kui jupid lendavad, siis ei ole rehv veel katki, rehv on katki, siis kui auto teeb pumps ja nurk vajub alla. Või mõlemad rehvid. Okei? Kas te olete valmis? Selle jaoks me siin Haapsalus käimegi ju. Tähelepanu võistlejad! Valmis olla võistlejad! Let's go!
sulle pidurdikega hoidub üldse. Väga hüva. Punkt teeb nüüd tulla vaatama ka seda rehvi mullut, see on päris metsik. Ja mõne minuti pärast on autohüitamise seal kaabel kõmmet reklame. Aplaus meie osalejatele! Päev lõpuks sai läbi. Ma ei tea, ma arvasin, et mul aku saab tühjaks, aga nagu natukene on veel akut. Terve päev sai ikka siin filmitud, ma ei kujuta ette ka palju mul seda materjali on nüüd. Eks see siis kodus näha ole, palju ma siit välja lõikama pean. Aga ma lõpuks saan süüa siin sealihasnäkki. Sest ma põhimõtteliselt siin ainult hommikul. Nii et kõht on päris tühi. Aga jah, ühesõnaga mega äge päev oli. Sai sõita, sai teistele rõõmu teha, sai ise ilusaid autosi vaadata, kiireid autosi, driftivaid autosi. Väga korralik show oli ka lõpus, nii et ei, mõnus päev oli. Ilm oli ka siuke enam-vähem, lõpus veits hakkas külma, aga ei midagi hullu, õnneks üle pika aja. Nii et nüüd sõidame, me käime vist veel tanklast korra läbi ja siis sõidame kodu poole. Aga kui sulle see video meeldis ja tahaksid veel selliseid näha, siis pane like, kommenteeri ja telli mu kanalit ja näeme juba järgmises videos. Tšau!